Hei hopsti, Mikkel siin ja tere tulemast Keeltrepi videosse. Nagu te pealkirjast juba lugesite, on meil täna järjekordne Kendama õpetus. Õpime täna siis Kenflipi, mis on võib-olla esimene silmapaistvam trikk, mis ära õppida. Selleks, et alustada, teeme me siis alguses kuiva trenni. Kui sa mängid parema käega, võtta vasakusse kätte daama ehk pall ja paremasse ken ehk siis mõõk. Ja harjutame siis kuivalt läbi selle Kenflipi. See näeb välja niimoodi. Op, op, op. Nipp on siis selles, et me asetame pöidla siia kenni otsa ja siis, kui me viskame selle õhku, me viskame pöidlaga talle hoo sisse. Ja samal ajal, kui ta teeb tiiru ära, me paneme sõrmed valmis, et uuesti kinni püüda ja paneme pöidla peale ja ongi kenflip tehtud. Ehk siis ideaalne kenflip võiks välja näha midagi sellist. Tähtis on siis ken püüda samas kohas kinni, kus seda viskasid, et sa püüaks seda kuskilt X kohas kinni, sest siis on siit pärast raske kombodesse edasi minna. Tulevikus me hakkame kenflipiga tegema päris palju kombosi ja proovi see ilusti selgeks saada, et su kenflip oleks stabiilne ja püüaksid samas kohas kinni. Kui sul on kenflip selge, niimoodi, et pall on käes, tuleks panna siis vaikselt juba pall kapi peale ja minna järgmise sammu juurde, milleks ei ole veel päris kenflip, vaid me proovime enne teha straight air'i, me viskame palli otsa üles ja pall tuleb otsa alla. Me tahame siis, et pall ei lendaks kuskile kõrvale, vaid oleks sirge trajektooriga niimoodi. Ja nagu te näete, mul käivad põlved ja keha kaasas, see teeb asja natukene lihtsamaks. Ehk siis ärge olge jäik, kui te mängite. Niimoodi on palju raskem. On hea, kui te olete vetruvad ja pehmed. Kui sul on kuivalt kenflip selge ja palli viskimine otsa üles selge, proovime teha ära oma esimese kenflipi. Ehk me kombineerime need kaks liigutust. Kenflip ja straight air palliga ja välja näeb see siis niimoodi. Kenflipi saab teha siis ka pull-upist, mis näeb välja niimoodi. Meie tänane video hakkab lõpupoole jõudma. Ma loodan, et te saite siis natukene targemaks, kuidas kenflipi teha ja võib-olla maandusite ka ära oma esimese kenflipi. Ja tahaks teile siis lihtsalt ära mainida, et kenflip on väga multifunktsionaalne trikk, mida saab teha siis ka näiteks kahekordselt või siis edaspidi. Või kui sa oled eriti kõva vend, siis ma olen näinud, et mõni teeb lausa ühtepidi teistpidi kenflip rewind. Ühesõnaga, variante on väga palju. Nüüd polegi siis midagi muud, kui näidata teile ette ka mõned kombod kenflippidega ja kui teile meeldis, seadke meile like, subscribe ja näeme juba järgmine kord.